Nonii, nüüd on järg minu korras, aga sihukene asi on, et igal aastal on traditsiooniks, et eelmise aasta võitja firma tuleb uuele võistlusele ja õpetab selle aasta firmadele, kuidas võistlus võita, aga ta teeb seda alati pärast võistluse lõppu. Ja nüüd annamegi Vucile selle võimaluse. Teie ees on Henri, Roland ja Magnus. Aplaus! Õpilasfirma Vucis, kes veel ei tea, võitis eelmisel aastal Eesti õpilasfirmade võistluse ja esindas meid Euroopas. No nii, poisid, ma arvan, et teil on, võtame teile mikrit ka siit, siis publik kuuleb teid ja läheb ülesandesse ka. Et teil on täita nüüd selle aasta võistlejate üks kõige pikemaid pooltunde nende elus, et nad ootavad siin, higistavad võistluse tulemusi ja meie saame siin lõbusalt rääkida, et kuidas teil eelmine aasta tunne oli neid tulemusi oodates? Mida te arvasite, et mis saama hakkab? No ausalt öeldes me ei teadnud, mis saama hakkab. Me olime närvilised, lootsime kindlasti võitu otse loomulikult, aga otse loomulikult ei teadnud, mis tulla võib. Aga oli see, et kõik oli enda poolt antud, oli, et tuleb, mis tuleb. Nüüd on lihtsalt oodatud üks tunnikene ja see on võitja teada, et see on midagi hullu. Vahepeal oli tegelikult kahe vahel ka, kas me üldse tahame võita, sest et juhendaja oli meid ära hirmutanud, et suvi läheb raisku ja veedad kogu aega Tallinnas. Aga tegelikult see, veetsime päris palju aega Tallinnas, aga nii hull see on. Aga kuidas teil võistlus muidu iseenesest läks, et kas te olite rahul sellega, olite te andnud ennast nagu maksimumi või tundsite, et kuskilt oleks nagu juurde saanud kanda? Nõrgim külg oli vist žürii vestlus. Et seal öeldi meile ka, et seal saime kõige vähem punkte. Kas küsiti keerulisi küsimusi või mis seal nii keeruline oli? Ei, pigem oli see, et meil oli kaks, Henri rääkis ja siis Meelis, keda täna siin ei ole, nemad kaheks rääkisid ja siis meie Rolandiga siis olime seal lihtsalt noogutasime ja nõustusime kõigega. Piirdusime enamasti jah-sõnadega. No jah, on ikka hea vastus, ei on palju hullem, ma arvan. Aga kas te olete lähemad ka selle aasta firmasid vaadanud, et kes teie lemmikud on? Ja oleme ikka, jah. No kindlasti on lemmik meil Notebase, sest ikkagi oma kooli poisid ja on teinud väga vinge asja valmis. Mina olen nii palju kui Facebookis aktiivsemaid õpilasfirmasid on, need on silma jäänud. Sibis näiteks kindlasti. Siis... Ma arvan, et on aus öelda, et kellel ei oleks Sibis silma jäänud, on ju? Jah. Kes siin veel? Cheeseset kindlasti. Cheeseset. Tegelikult on rohkem meelde jäänud, aga konkurentsi mõttes, kas teil tundub, et teie aasta oli raskem või on sellel aastal hullem? Kas te oleks suutnud nagu selle aasta võistluse ka ära võita? Raske öelda, tegelikult konkurents see aasta on kindlasti tihedam. Et eelmine aasta on nii tihe konkurents. Jah, et selles suhtes, et eelmine aasta oli tegelikult vist enamusele meil üsna selge, et kaks väga tugevat firmat seal on. Üks oli siis Levidera e-muusika kool, on ju, et kas te olete nagu nende tegemistega ennast kursis hoidnud ka praegu, et kas te teate, mis neist saanud on? E-muusika koolist? Jah. Ei tea. Ei tea, okei. Aga selleks, et siia üldse higistama saaks tulla, on ju, et selleks on vaja teha ära suur töö, et milline oli teie firma loomislugu? Nii, meie firma loomislugu on siis selline, et me ausalt öeldes ei teadnudki alguses, mida me teha tahame. Meil oli kõigil soov teha õpilasfirma ja teha midagi vägevat. Ja niimoodi hakkaski aeg hakkas peale suruma. Me ei teadnud, mida teha ja siis järsku tuligi selline nagu mõte, et hakkas tegema ajanäitajaid. Ja kuna Eestis me vähemalt ei teadnud, et Eestis oleks olnud siis käekella tootjaid, kes teeks ise käekellasid, siis mõtlesimegi teha käekelli. Juhendaja ütles küll, et nagu olete vist arust ära läinud, et ise käekellasid tegema hakata, et tellige parem kuskilt Hiinast mingid juppe ja siis pange need kokku ja et saate erinevaid juppe tellida ja kombineerida. Aga me arvasime, et kui ikkagi ühekordne võimalus elus on, et siis paneme täiega ja teeme midagi, mida varem õpilasfirmad ei ole teinud. No käekell, ma arvan, et see on, kui mitte
kõige keerulisem toode, mida õpilasfirmad on teinud, siis kindlasti üks keerulisemaid, et kui keeruline see protsess täpselt on, et see kell nagu valmis saaks, et kui kaua see aega võtab ja kaua see disainimisprotsess teil nagu aega võttis? Oli tõesti, et esimene kell valmis meil umbes 3 kuuga prototüüp ja see valmis meil täpselt 6 tundi enne esimest laata, mis oli startulaat. Aga et see esimest kella valmis teha, siis me lammutasime 5 kella, lammutasime ära, et näha, kuidas kõik seal toimib. Siis oli vaja 3D mudel teha, et saaks freespingi all välja freesida selle kella prototüübi. Ja siis oligi, et oli koostööpartnerit vaja, kelle abil seda freesida. Aga et disainiprotsess iseenesest väga keeruline on, et me otsustasime, et me tahame teha suhteliselt lihtsa toote. Alguses me ei teadnud CNC freespingist üldse midagi, me hakkasime tiks aega proovima. Ja lülid ühendasime omavahel naeltega. See ei näinud väga ilus välja. Aga lõpuks me leidsime koostööpartneri, läksime neilt uurima, siis nad tutvustasid meile, mis asi on CNC-pink. Ja et sellega saaks tööd omajagu lihtsamalt teha. Kuigi esimene kell, prototüüp võttis 3 kuud aega, et valmistada ja esimesed kellasid me üldse valmistasime umbes 14 tundi, mis meie jaoks oli päris hea tulemus. Aga kuni me jõudsime, tegimegi kuni selle Eesti võistluseni tegimegi 14 tundi ühte kella, kuni meile tuldi ütlema üks žürii liige, et kuulge mehed, et niimoodi küll ei saa jätkata, et annan teile ühed kontaktid. Siis saime Tallinnast ühed kontaktid ja meile saime tööprotsessi veel 14 korda kiiremaks, ehk siis ühe kella valmistamine läks tund aega. See kell ise, ma saan aru, et te kindlasti nagu disainite 100% ise selle puidust osa, aga see mehaaniline kell ise, et kuidas see nagu tuleb või kus ta tuleb, et kas te selle panete ka ise kokku? Seda me ise kokku ei pane. Need vajalikud jupid tellime internetist, Inglismaalt. Ja mehhanismid tulevad Jaapanist. Jah, mehhanismid on Jaapanist. Ja need paneb kokku siis kellassepp. Okei, ja siis kas teil on isiklik kellassepp, kes siis teile kogu tööd teeb kogu aeg? 2 tükki. Okay. Ja kui kaua see kella kokku panemine tal võtab aega? See olenevalt kellast, kuna puit on väga erinev, siis vahel on tal seal rohkem tööd, vahel vähem. Keskmiselt vist mehhanismi ja nende asjadega kokku panemine läheb vast 10 minutit. No ja siis ei ole kõige hullem. Ei ole. Aga te ütlesite, et teil läks esimese kella valmimiseks umbes 3 kuud, eks ole? Ja, et kuidas teil see algus üldse oli, et millal te saite nagu reaalselt sellise normaalse arvu tooteid valmis, et neid saaks reaalselt ka nagu müüma hakata? No me tegimegi neid kellasid siis tellimuse alusel, ehk kui tuli tellimus, siis me hakkasime seda kella valmistama. Ja niimoodi oligi, meil oligi üldiselt, me lubasime Tartu laadal, et me teeme jõuludeks valmis 5 kella. Aga probleem oli selles, et me olime teinud 3 kuuga 1 kella ja nüüd meil oli aega nädal aega, et teha 5 kella. Ehk siis unetu tööd koolis, tihtil kella 3-4 öösel. Veidi kahetsesime, et olime sihukese lubaduse andnud, aga lubadus oli antud, kellad said ka õigeaegselt valmis. Üks tuli tagasi. Tegime korda, tuli jälle tagasi. Vigadest õpib. Kuidas teie jaoks olid õpilasfirmade laadad, et kas need olid ka kasulikud või pigem ei olnud teie jaoks see koht, kus teie oma toodet müüa? Ei, need olid meie jaoks vägagi kasulikud, selles mõttes, et sealt sai vajalikku müügikogemust, saidki harjutada inimestega suhtlemist, müümist. Ja minu arvates oli vähemalt see väga kasulik. Laatedel me tegelikult väga ei müünud, aga me saime tagasisidet väga palju, mis võiks olla teisiti, kas ta võiks olla kuidagi lülid kumeramad, mugavam, kergem, mis iganes. Et selles mõttes, et tagasiside oli kõige parem laatedelt. Müüsime läbi Facebooki ja pärast Eesti võistlust tegime ka oma kodulehe. Kuidas üldse turundustegevusega käekellade puhul on, et kui oluline see teil oli ja mida te täpsemalt tegite? Siiani on meil selles mõttes vedanud, et me ei ole turundustegevust põhimõtteliselt väga üldse teinud. Õpilasfirma perioodil oli üks Facebooki kampaania, mis osatus väga edukaks. Info jõudis umbes 1 miljoni inimeseni.
või noh, selle Euroopa võistluse jaoks oli meil vaja seal neid ka samasugune pildihääletus või noh, pildi laikimine vaja teha ja selle jaoks me siis otsustasime mõned kampaaniad teha. Junior Achievementi kaudu saime TV3 appi. Peaminister Taavi Rõivas aitas väga palju. Talle sai helistatud, palutud abi. Saime lõpuks 12 000 häält kokku. Et see oli meie siiani ainuke turundustegevus. Sa mainisid siin meie peaminister Taavi Rõivast, et ma tean, et teie kell on tegelikult päris mitmete tuntud inimeste käe peale sattunud. Et kas sa räägid sellest äkki lähemalt, et kuidas see nii läks ja kes need täpsemalt on? Okay. No kõige esimene kell siis kõige esimene peaminister, kes kella sai, oli Taavi Rõivas. Tema sai siis, teid kõiki kutsutakse ka Stenbocki majja tuurile. Kindlasti soovitan viia oma toote kingituseks. Me alguses punnisime küll vastu, et anname tasuta kella ära, et nii kaua teeme ühte. Aga juhendaja ütles, et muidugi peaminister on ju. Eriti kui see peaminister veel on. Hea otsus oli ikkagi anda, sest et juba see oli nädal aega hiljem, siis vaatan, number helistab. Tervist, Taavi Rõivas siin, et kuidas mu lemmik kellafirmal läheb. Siis mõtlesin, et väga hästi läheb, et valmistame Euroopa võistluseks. Siis ta ütles, et ma käisin siin Brüsselis, et ametivend Mati Orensi nägi kella, sooviks ka. Et millal see oli? Ülehomseks saab või? Jah, umbes niimoodi. Ülehomseks tahtis kohe kella saada. Noh, ikka saab. Natuke aega või siis ütleb veel, et ära ilmesta, kui härra president ka veel helistab. Et käisin veel seal Ämaris. Või mis Ämaris? Ärmada. Ärmatalus. Et nägi ka kella. Ja ei läinud ka palju aega hiljem, kui siis presidendi kantselei tellis selle kella. Ja pärast seda, kui olime veel Mati Orensile kella kinkinud, siis Stenbocki maja iga väikse aja tagant tellis kuskile visiitidele. Et ma tean, et Dubai Sheikil on meie kell. Prantsusmaa välisministril on meie kell. Luksemburgi parlamendi eesistujal on meile kell ja Gruusia peaministril on meie kell. Et selles mõttes ei kahetse kohe kindlasti, et Rõivasele sai kell kingitud. No tundub, et Taavi Rõivas on oma ametiaja lõpuni lahendanud probleemi, et mida kingituseks viia oma kolleegidele välismaal, eks ole. Aga õpilasfirma tegemine üldse, et siia võistlusele jõudmine, kas see oli teie jaoks toona iseenesest mõistetav või oli see nagu mingisugune katsumis, mille nimel te tõeliselt pidite pilgutama tollel hetkel? Võistlusele saamisega võib-olla isegi me nii palju vaeva ei pidanud nägema, aga samas nagu selleks võistluseks ette valmistumine, selle kallal me nägime väga palju vaeva. Väga põhjalikult harjutasime läbi oma esinemise, harjutasime žürii vestluseks, mis muidugi väga hästi ikka ei õnnestunud. Ja natukene harjutasime ka siis stendivooruks siin, et kuidas müügitöö toimub ja müügitöö toimub. Lavalisel esinemisel juhtus ainult see äpardus, et mul mikrofon ei töötanud, seega pidin üle saali karjuma. Õnneks ei olnud väga suur saal, nii et sai ilusti hakkama. No me saime eelmine aastal ilusti hakkama, aga millal sai teile endale tõesti nagu niimoodi selgeks, et teie idee on tõesti midagi ägedat ja suurt ja sellel on palju potentsiaali tulevikus? No ma arvan, et see oli meie esimesel laadul Tartus, kus siis oli 3 põrsakest tuli meie juurde, üks tuntumaid Eesti õpilasfirmasid. See meie juurde, vau, see on nii äge toode, kuidas sellist asja teete õpilasfirma? See siuke energialaks tuli kohe ja siis saime aru, et oleme tõesti midagi nagu asjalikku teinud. Ja see tellimuse, mis me saime selle laadaga, siis see nagu tõesti see oli enesekindlust. Ja üleüldse saades inimestelt siis veel sellist positiivset tagasisidet, kes on väga õnnelikud, et nad on selle kella endale saanud või ostnud ja on sellega väga rahul, siis see ka nagu tõstab enesekindlust ja tekitab selle tunde, et oled midagi kasulikku ära teinud. Kindlasti on tulnud ka kellasid tagasi meile ja garantiijuhtumeid ikka on, aga sellest ei tohi pead norgu lasta, et ikka juhtub vigadest õpid. See on, jah.
Rääkige oma võistlusest lähemalt, et te ütlesite, et stendivoor oli väga keeruline, aga mis on nagu need elemendid, mis te arvate, mille puhul nagu žürii otsustab, kes võidab võistluse? ausalt öeldes ei teagi. Selles mõttes, et meil oli kohe sihuke ettevalmistus olemas, me nägime professionaalsed välja, meil oli ühtne riietus, kõik nagu kogu see komplekt oli meil valmis tehtud, olime kõvasti ette harjutanud. Kes ikka teab paremini enda firmat kui mitte me ise. Tuleb ainult uskuda endasse ja. Jaa, aga võistluse te võitsite. Mis teie edu valem oli? Äkki see, et nii keerulist toodet ei olnud siis varem tehtud. Äkki ja kogu see bränding, et läks nagu inimestele peale. No jah, selles suhtes ma arvan ise ka, et kui nõnda keeruline toode on reaalselt valmis tehtud ja müüki paisatud, siis automaatselt juba on see firma Eestis õpilasranda võistlusel esikolmiku konkurentsis on ju. Kuigi meie konkurents läheb igal aastal väga palju suuremaks ja ka raskemaks, nii et sel aastal on tegelikult võistlus juba väga tõsine ja need käibenumbrid lähevad ka aina suuremaks, aga küsiksin niimoodi, et iga firma juurde käib kindlasti ka mingi tore lugu ja seiklus, et kas teil on ka meile midagi rääkida ja jagada? Üks lugu võib näiteks olla otseselt meiega see ei ole seotud, aga või selles mõttes meie tootega on ta seotud, et saime Itaalias Expolega oma kellad müüki ja sealt teatavasti käib ikka päris suur rahvamass läbi, nii et sealt varastati ka üks kell ära. Õnneks karpe ei alles, nii et selle saime tagasi. Aga kell oli varastatud, oleks väga lahe teada, kus see praegu asub või kes selle ära varastas, mis meil veel põnevaid lugusid on. Ja see kell, mis ära varastas, see on ainukene toode, mis Expolis ära on varastatud, vähemalt Eesti paviljonis. Ju oli kõige väärtuslikum. Kui suur roll oli teie firma loomise ja tegutsemise käigus teie juhendajal Karmo Kõrvitsal? Tal on ikka varasem kogemus olnud, ta teadis, mida võistluselt tahetakse. Juhendaja vaatab ka seal huvitav pilguga. Karmo, kas sa tõused korra püsti ja teeme sulle ka suure aplausi suurepärase juhendaja. Et kindlasti, kui meil olid omavahelised mingid lahkarvamused, siis ta aitas. Ja aruande koostamisel, žüriivestlusel, kõik need võistluse etapid, aga tootesse või nagu otseselt meie tegemistesse ta ei sekkunud. Nagu ainult võistlusega seoses. Pigem oli ta nagu toetav, mitte õpetav, jah? Toetav, jah. Nii, aga kas te olete ise ka mõelnud, et hakata uutele firmadele noormentoriks ja toetada noori neid, kes nüüd peale tulevad? Veel ei ole selle peale otseselt mõelnud, kui juba oleme käinud noortele vägagi hea meelega rääkimas õpilasfirmadest, mida on vaja, et teha hea õpilasfirma ja hea meelega oleme oma kogemusi jaganud. Me näiteks Märjamaal käisime, Märjamaal ei ole seni ühtegi õpilasfirmat olnud, aga seal ettevõtjad on planeerinud, et järgmine aasta võiks kindlasti mõni õpilasfirma tulla sealt ja käisimegi neile rääkis, miks on hea õpilasfirmat teha, samuti ka näiteks Kivilinna gümnaasiumisse läme nüüd. No see on kindlasti väga tänuväärne, aga pärast võistluse võitu tuli teil minna Eestit esindama Saksamaale Berliini, kus toimus tol aastal siis Euroopa õpilasfirmade võistlus. Et sa korraks juba mainisid, et suvi ei olnud nii hull, aga milline see täpsemalt siis välja nägi, et hirmutame potentsiaalse võitja täna ära nüüd? No juhul, kui te ei ela Tallinnas, saate te üsna palju Tallinna ja siis oma kodulinna vahelt sõita. Junior Achievementi kontoris olin väga tihti. Vähemalt süüa sai. Näljas ei hoita. Epp ütleb, et raha on otsas, sellel aastal süüa ei saa. Meie ilmselt kulutasime liiga palju. Ei, see on nali.
milline täpselt see teie igapäevaelu siis nii-öelda välja nägi nendel päevadel enne võistlust? Millele põhirõhk läks? Paar nädalat äkki pärast võistlust või oli isegi nädal, hakkasimegi kohe, kohtusime Tartusse, tulid need juhendajad Junior Achievementist, panime plaani paika, mis võiks muuta. Nad arvasid, et brändingu poole pealt oleme väga tublid nime. Kui aasta varem oli see Timo, siis neil oli vaja nimi rohkem rahvusvahelisemaks muuta, aga meil nad arvasid, et see on juba piisavalt rahvusvaheline. Aruanne oli vaja inglise keelde tõlkida ja palju sisukamaks teha. Inglise keelt oli vaja esinemist harjutada. Aga tegelikult Tallinnas käik oli lahe. Sai seal uudistesaadetes käia, ülikonda proovimas käia. Pirita randa ka jõudsite? Pirita randa jõudnud. Väga kurb. Aga ma olen kuulnud Euroopa võistluse Facebooki hääletusvõistluses, et sellega oli mingi jama. Ja täpsemalt see riik oli vist seal Albaania, kes seal midagi skeemitas. Et äkki räägite sellest lähemalt ja oma rollist selle võistlusega ka? No olgu, üks siis sellest Euroopa võistlusosast oli rahva lemmiku leidmine Facebookis. Ja albaanlased vist tahtsid seda väga hirmsasti võita, sest iga teatud aja tagant tuli siis neile siuke mõnus ports laiki juurde. Umbes iga tunni aja tagant tuli siuke paarsada laiki järsult juurde ja siis oli jälle vaikus. Ja alguses me seda tähele ei pannud, aga lõpupoole, kus neil oli alla 1000 jagamise vist, aga laik oli rohkem kui meil, siis tundus asi kahtlane. Ja nii me natukene jälgisimegi neid ja siis jäid nad meile vahele. Ja siis andsime teada sellest Euroopa esindusele. No Euroopa esindus juba teadis. Sest et täpselt iga 15 sekundi tagant lisandus 300 laiki. Alguses see tundus isegi loogiline, sest nad olid palunud mingil Albaania kuulsusele end jagada. Aga alguses me olime üldse väga taga, me olime üks viimaste seast, kuni otsustasime, Taavi Rõivase number oli olemas, nii et siis helistasime härra Rõivasele ja palusime abi veidi. Ei läinud just kaua aega mööda, kui helistati Stenbocki majast ja ma ei tea, vist oli terve Stenbocki maja tööle pandud selle jaoks. Et siis hakati erinevad mingi Eesti riigiasutuste lehed jagasid meid ja siis me võtsime veel mingid Facebooki lehtedega ühendust Eesti omadega. Ja Delfisse saime vist isegi mingi reklaami üles tasuta. TV3-s Junior Achievement kutsus TV3 kohale, see on kindlasti väga hea turunduse jaoks. Ja kella loosisime ka välja. Ja see aitas vist isegi kõige rohkem. Millised olid teie saavutused Euroopa võistlusel? Mina sain parima juhi tiitli koos veel mitu õpilasfirma tegevjuhti said neid juhi tiitleid, ma olin ka üks neist. Ja miks mitte aplodeerida? Siis võtsime muidugi selle rahvahääletuse ja ega üle top 3 koha rohkem välja öeldudki. Nii et seda öeldi küll, et me olime seal arutlusel, aga see on iseenesest positiivne, tähendab põhimõtteliselt top 5 on ju, et see on ju tore. Ütleme, et 4. koht. Ja ütleme 4. koht. Aus 4. koht, aga Euroopa võistlus võrreldes Eesti võistlusega, kui erinev see on, et millised muljed teil sealt on? No Euroopa võistlus on üleüldiselt oma mahult palju suurem kui Eesti võistlus. Seal juba näiteks stendivoor või siis see müügivoor kestab terve päeva näiteks. Ja ka lava esinemine on siis inglise keeles jällegi. Kõik töö toimub seal inglise keeles üldiselt. Teatrit ei maksa teha, meil nägime seal igasuguseid. Üks žüriiliige sai mingi sääsetõrjevahendi purgiga vastu pead, sest nad seal vehkisid midagi ja loopisid rahvas ikka neid purke. Siis keegi tantsis seal puuris. Et siuke väga huvitav stendi või see lavaline esinemine. Kas see on võrreldav Eurovisiooni komöödiga? Mõne riigi puhul küll, jah.
iseenesest tegelikult närvipinge oli väiksem, kuna meil oli küll eesmärk tulla ka Euroopa parimaks, aga me olime väga rahul juba sellega, et me olime jõudnud Eesti parimaks ja Eestis olime väga... Ilmselt ettevalmistus oli ka niivõrd põhjalik juba tehtud. Et Junior Achievement valmistab ikka põhjalikult ette teid seal selle suvega. Aga rääkides teie konkurentidest sellel võistlusel, et kas konkurents, esikohta te ei saanud, järelikult teist ilmselt olid seekord ka paremaid natukene, ainult 3 vist. Aga sellegipoolest, et kas konkurents on seal kõvasti kui Eesti võistlusel või saadavad riigid oma esindajad ka esindama endast mingeid väga mõttetuid firmasid, et kuidas sellega on? No seda ei või tegelikult iial ette teada, et see selgub alles seal võistlusel üldiselt, aga enamasti on ikka konkurents vägagi tugev seal. Et vähesed riigid lähevad sinna mingisugust komedianti tegema. Inglismaal näiteks on vist mingi 10 vooru äkki vist oli, kus valitakse siis parim välja. Et seal, meil on siin ainult üks võistlus, neil on seal vist 10 tükki, kus siis erinevalt valitakse üks. Ehk siis seal saab ikka päris top tegija saab sinna võistlusele. Pluss tema valmistatakse veel Inglismaa mingi ärimeeste poolt ette, lavalised esinemised ja kõik. Mõeldakse tehniliselt läbi, nii et nad on üldiselt ikka väga hästi ette valmistatud. Aga kas võistlus oli siuke suur töö ja pinge kogu aeg või oli teil fun ka ikka? Ei, käisime seal tuuridel süüa sai tasuta. Bussiga tehti linnatuur, mingid mängud olid. Ei, see oli lahe. See mitu päeva see kestis? Nädal aega? 3 päeva kestis võistlus vist. Tundus väga pikk aeg, ühesõnaga oli lõbus. Vahepeal oli pinget, aga vahepeal oli ikka lõbus. Nojah, selles suhtes, et peabki olema balansseeritud töö ja lõbu, eks ole. Aga Euroopa võistlus sai läbi ja tänaseks olete te reaalne ettevõte. Kuidas teil täna kellade edeneb? Väga hästi läheb. Et peaaegu oleme müünud 500 käekella. Käive on juba natuke alla 100 000 euro. Ei saa kurta. Kool on vaja kindlasti enne ära lõpetada, siis saab rohkem sellele keskenduda. Ja plaan on rohkem välismaale laieneda. Et Austraalias, Itaalias on küll edasi müüjad olemas, aga plaan on ikka suuremat seda asja ajada. Kui kaua te kavatsete Kellariga jätkata, et kas lähete sellelt ametipositsioonilt pensionile? Plaan on ikka ainult omaniku rolli jõuda. Väga iga päev ei jõua ka neid juppe lihvida. No seda samas me nüüd mingi aeg ei ole pidanudki, meil on juba töölised, aga mis saab nüüd teist, kui te gümnaasiumi lõpetate? Kas lähete kõik, ma saan aru, et Kellassepadeks keegi õppima enam ei lähe, sest töötajad on olemas, on ju? Jah. Mis teie plaanid on siis? Kes teist nüüd saavad? No väga kindlaid plaane veel isegi ei ole tehtud, et mina veel isiklikult otsustan alles oma ülikooli üle. Aga ilmselt jään Tartusse. Arvatavasti kui ülikooli, aga kõik insenerialad, kuhu minna tahaksid, asuvad Tallinnas ja ei tea, kas on hetkel võimalik niimoodi firma kõrvalt ära minna teise linna, sest niimoodi jäävad nagu asjad sõikuma. No üldiselt on vaba valik, sest et esimene koht andis 2 ülikooli vist andis priipääsme ja kindlasti teistes ülikoolidest annab ka lisapunkte, aga ilmselt ettevõtlust Tartu ülikoolis äkki. Kas te oskate öelda ka päris ettevõtte plusse ja miinuseid võrreldes õpilasfirmaga? No miinuseks võib kohe maksud öelda. Et neid peab ikka omajagu maksma. Õpilasfirmana seda ei olnud. Pluss kindlasti võetakse ka õpilasfirmat võetakse nagu leebemalt, et kui sa vea teed, siis andestatakse see, sa oled õpilane ju, mis seal ikka, õpid alles. Päris osaühinguna juba nii kergelt ei andestata. Plussideks võrreldes õpilasfirmaga ei oskagi öelda.
õpilasfirma on aasta aega fun'i tuleb välja, on ju. jah. väga hea kokkuvõte, aga seoses ettevõtte asutamisega olete te vist ilma jäänud ühest liikmest, et kuhu Meelis jäi? Meelisel on teised huvid. Tema ei tahtnud kellaäri enam ajada. No, saame siiski hästi läbi ja kõik on nagu okei. See on positiivne. Aga kui ma annaksin teile nüüd täna võimaluse alustada õpilasfirma täitsa otsast peale, mida te teeksite teisiti? Ega midagi põhimõtteliselt ei muudakski. Lihtsalt see, et teeks ühe asja otsast lõpuni valmis. Et me vahepeal otsustasime, tahame 2 kellamudelit teha, aga see ilmselgelt käis meile üle jõu. Ja siis me sellepärast veetsime tohutuid tunde koolimajas öösel. Aga midagi põhimõtteliselt ei tahaks muuta. Võib-olla seda õpilasfirma staatust rohkem natuke ära kasutada nii turunduslikult kui ka muul viisil. Okei, aga kell on nii palju, et ma pean teile lõpetuseks andma ühe väga tähtsa ülesande. Ja ma paneksin teid suurima hea meelega tänaste kohtunike rolli ja küsiksin, kes võidab tänase võistluse. Ausalt öeldes ei oska öelda, sest et me ei ole kõiki etappe nii põhjalikult vaadanud. Meil on omad favoriidid. Aga meie aastal on nii, või eelmisel aastal on nii tihe konkurents. Et ei tea. Ei oska öelda. No ega siis midagi. Te olite väga tublid, ma arvan, et Eesti on teile uhke ja me kuuleme teist kindlasti veel ka tulevikus. Head sõbrad, tees oli õpilasfirma Avuč.